See on pühapaikade õiguslikust kaitsest ja selle reguleerimisest seadusega. Kärt Vaarmari. Nii, tervist! Mina olen Kärt Vaarmari, töötan Keskkonnaõiguse Keskuses ja meie roll seoses pühapaikadega on täna selline, et Hiitemaja sihtasutus on meilt tellinud siis aastal 2011 õigusliku analüüsi selle kohta, millised need probleemid üleüldse õiguslikust regulatsioonist tulenevalt on pühapaikade kaitsega. Ja teiseks siis selle analüüsi järel koostasime ühe väikese eelnõu, sellise visandi või visiooni, ehk siis võimaliku nägemuse sellest, kuidas regulatsiooni muuta, et need kaitsevõimalused oleksid paremad. Ma ise olen pühapaikade teemaga kokku puutunud veidi kauem. Kõige esimene kokkupuude oli siis aastal 2003 ja 2004, kui me andsime Eestimaa Looduse Fondist tasuta õigusabi ja sain tegeleda Paluküla Hiiemäe asjaga. Ja siis hakkas see teema mind huvitama ja see on ka see põhjus, miks Keskkonnaõiguse Keskus on selle teemaga tegelenud. Ma pean küll ütlema, et see looduslike pühapaikade kaitse ei ole meie igapäevane teema. Me tegeleme keskkonnaõigusega. Ja see teema jääb, nagu kaitse mõttes ta jääb sinna kuhugi piirimaile, on muinsuskaitse ja looduskaitse vahepeal. Ja sellepärast ei ole meil olnud täielikku ettekujutust sellest, milline on see praktika ja millised probleemid siis võivad ka seaduste kehtestamisel või muutmisel ette tulla. Selline disclaimer, mida juristid alati enne info andmist esitavad. See on selge, et kehtivas õiguslikus regulatsioonis pühapaikade kaitseks eriregulatsiooni ei ole. Ahto Kaasik viitas siin Eesti Vabariigi aegsele muinasvarade seadusele, kus oli tõesti hiiekohad eraldi sõnana ära nimetatud. Meil kehtivas õiguses seda ei ole. Aga on ka üsna selgeks saanud juba tänase päeva jooksul. See ei tähenda seda, et meil kehtivates õigusnormides ei ole üldse kaitsevõimalusi. Et päris mitmed pühapaikadest on kaitse alla võetud arheoloogiamälestistena muinsuskaitse seaduse alusel ja on ka selliseid, mis on võetud kaitse alla siis kaitstavate loodusobjektidena looduskaitse seaduse alusel. Lisaks leidsime me õiguslikus analüüsis, et tegelikult ka näiteks Eesti keskkonnamõju hindamise regulatsioon võimaldab mingite tegevuslubade andmisel või sellist keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel arvestada kultuuripärandiga. See, et seda praktikas ei tehta, see on selline väärtushinnangute, ekspertide teadmiste ja selline praktika kujunemise küsimus. Ja samuti näiteks metsamajandamise eeskirjas on üks säte, mis ütleb, et metsamajandamise tegevuste elluviimisel siis tuleb vajadusel arvestada sellega, et ei kahjustataks pärandkultuuri objekte. Kuidas nüüd see säte igapäevases praktikas realiseerub, mina täpselt ei tea. Ma kahtlen, et metsaraiujad sellest üldse teadlikud on. Kindlasti RMK siiski peaks sellest teadlik olema näiteks. Aga ometi raietegevus ju ka pühapaikades toimub. Ja siit jõuamegi kehtiva regulatsiooni puudusteni, et need võimalused on küll olemas, aga ma arvan, keegi ei kahtle selles, et need tegelikult ei ole täielikud selleks, et need ajaloolised looduslikud pühapaigad, isegi need, mis siis oleks välja valitud kõigist võimalikest, mis vääriksid kaitset, täna ka seda kaitset saaksid. Ja ma arvan, et see tuli tegelikult väga hästi välja ka Kalev Uustalu ettekandest, kui ta loetles neid probleeme, mis seisavad seadusandja ees, kui me hakkame või seadusandja hakkab siis õiguslikku regulatsiooni välja töötama. Kuidas määratleda piire, kust võtta see info pühapaiga kohta ja nii edasi. Et ma arvan, et juba see, et need küsimused tuleb täna esitada, tegelikult näitab seda, et kehtiv regulatsioon ei võimalda pühapaiku täna piisavalt kaitsta. Aga ma pean küll ütlema, et need samad küsimused
kerkisid meie ette ka siis, kui me koostasime seda õiguslikku analüüsi ja püüdsime siis mitme juristiga välja mõelda, milline see õiguslik regulatsioon võiks olla. Et tõepoolest meie analüüs põhimõtteliselt lõpeb nende küsimustega, millist kaitset on siis vaja, seda ei saa otsustada juristid, see on tegelikult selline ühiskondliku kokkuleppe küsimus ja siin tulevad mängu väärtushinnangud. Milline kaitse on üldse võimalik, kuidas lepitada neid konfliktseid huve, mis seisnevad siis poolt maaomanike huvides, et ta saaks oma omandiõigust realiseerida ja et teda ei piirataks siis ebaproportsionaalselt. Ja teiselt poolt siis see huvi säilitada pärandkultuuri, rääkimata siis usuvabaduse teemadest. Aga üks väga oluline küsimus ongi see, ma arvan, et jälle meil ei ole siin suuri eriarvamusi, et mitte kõik nendest probleemidest, mis täna pühapaikade kaitsega on seotud, ei ole lahendatavad õigusnormide muutmisega. Et palju sõltub ka sellest, kas inimesed teavad neid pühapaiku, kas nad väärtustavad ja nende inimeste all või inimeste hulgas ei ole ju lihtsalt kodanik tänavalt, ka ametnikud, kes otsuseid teevad, on needsamad inimesed, kelle teadlikkust siin uuringus on mõõdetud. Ja ressursipuudus ei ole kahtlemata nagu üks vähese tähtsusega. Kui Muinsuskaitseametil ikkagi pole ressurssi, siis tõepoolest ükski ka parim seadusemuudatus siin ei aita. Aga vajadusregulatsiooni järele meie näeme ka Keskkonnaõiguse Keskuses on olemas rahvusvahelistes konventsioonides siis vaimse kultuuripärandi kaitsmise vajadus väga selgelt on kirjas ja Eesti on ühinenud nende konventsioonide ja kohustustega. Ja selleks, et me saaksime kaitsta seda vaimset pärandit väga selgelt, me peame kaitsma neid kohti, kus see pärand siis, kus seda on võimalik kasutada või kus ta siis ilmneb meil siis füüsilise kehana, nagu vist ütles jällegi Kalev Uustale. Ja me täna ju selles mõttes ühiskondlik kokkulepe on olemas, et pühapaikade arengukava tõepoolest räägib sellest, et meil tuleb välja töötada see õiguslik regulatsioon. Nüüd, mis siis teha edasi? Et väga keerulised küsimused seisavad seadusandja ees. See eelnõu, mille meie Hitemaa tellimusel koostasime, on väga lihtne. Selle üks põhjus on see, et väga paljusid küsimusi ei saagi enne tõesti lahendada, kui need on omavahel läbi diskuteeritud. Ja teine on see, et me püüdsime näha juba ette seda, et tekivad konfliktid või ütleme, et tuleb tasakaalustada konfliktseid huve. Nii et see meie välja pakutud versioon on mõnes mõttes selline miinimum, mis oleks võimalik siis kehtestada selleks, et kõrvaldada neid ebakohti, mis täna seadustes väga selgelt olemas on ikkagi. Sest ka näiteks muinsuskaitseseaduses on mõned sellised sätted, mis nagu ei võimalda ametnikel teha pühapaiku soosivaid otsuseid. On väga palju sätteid, mis võimaldavad, need on siis lihtsalt nagu otsustuse küsimus. Aga on ka selliseid, mis vajaksid siis muutmist. Ja selles eelnõus keskendume või siis selle koostasime niimoodi, et selles on keskendutud muinsuskaitseseaduse muutmisele. Ja siin on tehtud ettepanek siis ühe mälestise liigi juurde toomisele. Et kindlasti on see diskussiooni küsimus, et kuivõrd see on õigustatud, aga siis võrreldes näiteks sellega, et oleks muudetud looduskaitsesüsteemi ja toodud looduskaitseseadusesse sisse mingi uus objekt, muinsuskaitseseaduse muutmine tundub siiski lihtsamini realiseeritav. Looduskaitsesüsteem on teistsugune ja kuna täna siiski paljud pühapaigad on arheoloogiamälestistena kaitse all, ka tuginedes nende pühapaigalisele väärtusele, ma julgen öelda. Sest kui meil on ikkagi 100 pühapaika, mis on kaitse alla võetud nii, et seal ei ole võimalik sellist väärtuslikku kultuurikihti tuvastada, siis tõenäoliselt on selline kaitse alla võtmine võimalik. Ja
Mõte siis on selles, et looduslikud pühapaigad oleks eraldi mälestise liik ja siis, et muinsuskaitseseaduses oleks erisätted selle eriliigi kaitseks. Siin tõin välja raie ja ehituskeelu, aga lisaks siis näiteks tõesti helivõimenduse kasutamine, juhul kui ta oleks muinsuskaitseala. Ja see oli ka üks ettepanek siis Hiitemaa initsiatiivil, et üle 100 ruutmeetrise pindalaga pühapaigat oleks võimalik tunnistada muinsuskaitsealadeks. Täna muinsuskaitsealade loomise praktika on, kuidas seda nüüd öeldagi, napp. Et meil on tegelikult Eestis muinsuskaitsealasid väga vähe ja mina tõesti ei ole selle ekspert, aga on näha, et need on sellised suured alad, kus siis on omavahel põimunud nii-öelda kultuur, loodus ja võib-olla veel midagi hoomamatut. Et iseenesest seda instituuti, muinsuskaitseala nii-öelda õiguslikku instituuti saaks ju põhimõtteliselt laiendada ka pühapaikadele. Aga see eeldab tulevikus ilmselt teistsugust praktikat. Aga muinsuskaitsealadel siis näiteks tõesti võiks olla piiratud helivõimenduse kasutamine, kalastamine, küttimine. Et need olid need ettepanekud, mis siis Hiitemaa poolt põhimõtteliselt tulid. Et mõte oleks selles, et juhul, kui ei ole näiteks põhimäärusega sätestatud teisiti, oleks see pühapaik selline vaikne puutumatu koht, nii nagu ta peaks siis pühapaigana olema, aga et siis põhimäärusega on võimalik nendesse piirangutesse leevendusi seada. Ja põhimäärus oleks selline dokument, mis räägitakse siis läbi selle ala kinnistuomanikega ja muude huvigruppidega ja siis seal püütaks leida tõenäoliselt tasakaal nende huvide vahel. See oli see mõte. Aitäh. Tegelikult ettepanek või see ettekanne sellega nagu ka lõppes. Aitäh! Võib-olla ma lõppsõnana lihtsalt ütleks seda, et ma arvan, et see valik seadusandjale, kas nüüd hakata reguleerima, seda valikut ei tohiks enam kaaluda. Et põhimõtteliselt see töö peaks nagu edasi minema. Et küsimus on pigem selles, et millised need valikud täpselt peavad olema ja just, et kuidas neid erinevaid huve omavahel lepitada. Nüüd kohe saali ei näe, aga kõiki 101 Riigikogu liiget paistab kohal ei ole. Aga küllap jah, et küllap nad veel mõned neist tulevad. Ma loodan, et mõlemast komisjonist, nii keskkonna kui kultuurikomisjonist ja võtavad sellest seadusandlust puudutavast diskussioonist osa. Aitäh ettekande eest! Kas on küsimusi? Palun! Aitäh. No, sellise mõju nii-öelda väljaselgitamine ja ärahoidmine või leevendamine peakski toimuma tegelikult keskkonnamõju hindamise käigus. Et kui plaanitakse sellist tegevust, mis siis on selle nii-öelda kohaga seotud, mis võib lõppkokkuvõttes mõjutada seda pühapaika, no siis peaks seda arvesse võtma. Et siin on lihtsalt praktikas olnud erinev see, kas keskkonnamõju hindajad võtavad arvesse ainult muinsuskaitse all olevaid kohti või võtavad nad arvesse ka siis mingeid muid, mida veel ei ole kaitse alla võetud või ei ole isegi kaalutud seda. Et me oma analüüsis tõime erinevaid juhtumeid välja. Et on tõesti olnud ka selliseid hindajaid, kes siis võtavad arvesse seda, et näiteks IT andmekogus mingil määral on olnud andmed kättesaadavad, et sellisest andmekogust
on info olemas pühapaiga kohta. See nüüd, kas see keskkonnamõju hindaja ekspert oskab ette näha, mida see kavandatav tegevus täpselt mõjutab, see on juba tema sisulise pädevuse küsimus. Mida saaks nüüd seaduses kirja panna selle kohta, oleks see, et pühapaika ei tohi kahjustada, aga sellist üldsõnalist sätet jällegi on väga keeruline ikkagi, seda on keeruline hiljem rakendada ja tõlgendada, et siis peab mõtlema, mismoodi seda täpselt sõnastada. Aitäh! Kuna